Tere, Aave! Tere, Simo! Mul on hea meel olla siin Taevas maa külas Lilleoru kõrval ja sinu kodus. See on väga, väga vägev maja. Mulle nii meeldib olla Põhu majas. See on kohe kodune tunne. Ja sa just mainisid, et see on Ruuberti tuba, kui ta siin käib, ehk siis lendav kotkas, üks indiaani vanaisa, kes käib teil siin külas iga-aastaselt. Et võib-olla alustamegi temaga. Jah, tõepoolest, me oleme just selles toas, kus tema ööbib ja tema on selline indiaani, sa nimetasid ilusti vanaisa või selline pärimuse hoidja, tseremooniate meister, et kes tuli esimest korda Eestisse aastal 99 ja on sellest ajast peale, no võib küll öelda, et peaaegu et iga aasta siin käinud ja ta peab Eestit oma teiseks koduks, ütleb niimoodi väga ilusti Eesti maa kohta, talle siin väga meeldib. Ja mis ta käib siin tegemas? Et käib lihtsalt külas või on tal mingisugune missioon, miks ta Eestis käib? Et ta tuli esimest korda, kui vennaturbid olid ju esimesed, kes hakkasid Põhja-Ameerika indiaani teadja inimesi siia Eestisse kutsuma esimest korda aastal 96 ja minu kontakt on ka sellest ajast, et Rupert tuli esimest korda siis, kui toimusid 2 suuremat indiaani laagrit Naissaarel aastal 99-2000. Ja eks nad muidugi kutsuti siia enda teadmisi ja tarkust jagama selleks, et aidata siis meil eestlastel enda juured üles leida, iseennast üles leida, Eestimaad ja meie loodust paremini hoida, nii et need on need täpselt samad teemad, miks ta on ikka iga aasta tulnud. Ja sellepärast, et on palju inimesi, kes soovivad neid põlistarkuseid õppida. Ja see aasta on ta samuti tulemas. Ja juulis on tulemas ja mis ta tavaliselt teeb, et see on nii, nagu inimesed kutsuvad, et viib läbi siis erinevaid indiaani tseremooniaid või räägib ühes või teises kohas erinevatel teemadel, mida palutakse, et niimoodi rahulikult, et mingit suurt programmi ei ole. Ja sa oled rääkinud, et tuleb veel indiaanlasi Eestisse ja et kes siis praegu seda raamatut on välja andmas, kuidas mul läheks nüüd nii sõna sassi, et kelle raamat, Koki indiaanlased? Aha, et sa pead silmas neid külalisi, kes see aasta maikuus on tulemas, et Kogid siis Kolumbiast. Nemad on teistsugune põlisrahvas ja eelmisel aastal andsime välja siis koos sõpradega Koosloomekoda MTÜ kaudu sellise raamatu, mille nimi on Tasakaaluraamat ja vestlused kogitarkadega. Ja kogid on selles mõttes hästi haruldane põlisrahva gild, neid on umbes 30 000, ei olegi nii vähe, kellel on õnnestunud siis koloniseerimise ja lääne tsivilisatsiooni mõjudest väga suures osas tänaseni hoiduda. Ja see on ka see põhjus, miks otsustasime selle raamatu välja anda ja seda kaudu tuli see ettepanek, et võib-olla soovime ka kogisid Eestisse kutsuda. Et neil on säilinud sellised teadmised ja kindlasti just ka praktiline eluviis, mis peaaegu igalt poolt on tänaseks kadunud. Aga kes siia siis tulevad, kas kogu nende see suur hõim 30 000 inimest või mõned tarkuse kandjad ja mis nad siin teevad? Tulevad 2 kogi teadmiste hoidjat, kogi tarka, neid nimetatakse seal maamod, mehi siis. 2 sellist meest tulevad, naised enamasti ei reisi, see ei kuulu kui naiste sellise elu juurde. Tuleb üks kogi naine, kes tuleb koos nende tõlgiga, aga nendest otseselt teadjatest, kes on siis saanud erilise väljaõppe, tuleb 2 meest. Ja mis teemasid nad hakkavad siin käsitlema? Et tood näiteks mõne näite, milles meie oleme juba väga kaugelenud ja nemad siiani enda sees hoiavad või oma elus kasutavad mõnda suhtumist või eluviisi. Ega ma oska täpselt ennustada, mida nad käsitlema hakkavad, sest sellised inimesed lähtuvad sellest tarkusest, mis neid nii-öelda hetkes juhatab. Aga
et võib-olla siis natukene kogidest laiemalt, et nad tõepoolest tänaseni nad elavad Santa Marta mäestikus, siis Kolumbias, see on maailma kõige kõrgem rannikueelne ääres olev mäestik ja nad elavad seal suures osas ilma igasuguste mobiilsete vahenditeta, televisioonita, elektrita, väga lihtsates tingimustes, ehk tegelikult see nende suhe ümbritseva loodusega on, sellist suhet on väga-väga-väga üksikutes paikades maakera peal ja nad elavad siis, mida nad ise nimetavad algsete õpetuste järgi, ehk kogu suhestumine ümbritseva elava loodusega käib siis päris nende algsete õpetuste järgi. Ja kuidas ka nende kogukond on organiseeritud, et seal on selline harmoonia ja kord ja selline puhtuse hoidmine ja suhete hoidmine inimeste vahel, samamoodi siis loodusega seoses, et seal on väga-väga palju detaile, see on nende igapäevane elu. Et selles mõttes nad ei ole sellised siis sellised indiaanlased või selline põlisrahvas, kellele meeldiks käia enda kombeid teistele nagu pakkumas ja tutvustamas. Et nad ütlevad, et ükski rahvas ei tohiks teise siis selliseid otseselt nagu, et mida teha või kuidas teha, ei tohiks üle võtta, vaid peaks ise avastama iseenda sees selle kontakti siis selle paigaga, kus sa ise elad, et kõik algab ja on vahetult seotud selle ümbrusega, kus me kõik elame, et selles mõttes nad ei tule nagu nad rohkem käivad, jagavad teadmisi selles mõttes, et kuidas need teadjad inimesed on õpetatud ka, et nad aitavad võib-olla millelegi teise nurga alt pihta saada, näiteks, et me oleme millestki harjunud praegusel ajal teistmoodi mõtlema või suhestuma omavahel või suhestuma loodusega, et see, mida nemad enamasti jagavad, on just nagu teadmised, et inimestes tekiks sisemine äratundmine ja nad võivad näiteks juhendada ümbritseva loodusega, pühapaikadega, veega, metsaga suhestumist. Et ma ei tea, mida nad täpselt teevad, aga meie oleme teemad püstitanud ütleme niimoodi, vesi on meil üks keskne teema. Kindlasti on üks keskne teema ka inimeste mõtlemine, sest kogide jaoks algab kõik sellest, kuidas me mõtleme ja kuidas me seda kaudu ümbritsevat loome. Ehk siis, kuidas iseendaga tegeleda, mis tähendus on veel terves meie elus, terves ökosüsteemis. Ja ma arvan, siit juba nendest 2 märksõnast tegelikult tuleb väga palju teisi teemasid, mis puudutavad kogu elu. See on väga põnev ja see on ka huvitav, et Eesti nagu kutsub kohe selliseid põlisrahva külalisi. Meie kodu juurest kusagil 50 kilomeetrit toimus sellel suvel vana tarkuse festival, et kuhu tuli igasuguseid vanaemasid, vanaisasid ja isegi Muhu saarelt üks härra kutsuti, kes jagasid oma tarkust ja oma rahvaste tarkust. Ja nüüd hiljuti käis sealsamas üks Eskimo inuiit, rääkis oma tarkustest ja ma saan aru, et Eesti inimesi kohe köidab see, et inimesed lähevad põlema, süttivad, et kui tuleb keegi sugune põliselanik ja hakkab oma tarkust jagama. Aga mis sind selle juures, Ave, sütitab, et sina sütid nende pärismaalaste ja nende traditsioonide suhtes, et see paneb sind tegutsema, et sa tahad olla seotud sellega või kutsuda neid siia ja... Mul on kuidagi olnud selline tõmme mingil põhjusel lapsest peale, ma ikka armastan öelda, et võib-olla see sai alguse lendades selle Käopesa filmi vaatamisest, aga eks see on ilmselt see sisemine otsing, et mismoodi on inimesena õige elada ja milline see suhe siis selle kogu ümbritseva loodusega võiks olla, et see on võib-olla kuidagi minuga kaasas käinud. Ma olen tegelikult linnast Nõmmelt pärit tüdruk, seal ka päris nii suur linn ei ole, aga siiski rohkem linnast pärit, aga olnud alati suveti maal ja ju sealt on siis kusagilt hakanud nii-öelda see loodus kutsuma. Ja juba keskkoolis puutusin ka kokku esimest korda
ka vaimsete õpetustega ja sattusin siia Lilleoru juurde õppima. Et siin ka me tegelikult väga palju olime looduses ja hoolitsesime aiamaa eest ja metsa eest ja tegime erinevaid tegevusi, et ma arvan, sealt tekkis kusagilt selline sisemine sügavam kontakt ja siis umbes samal ajal ka tulid Eestisse need indiaani teadmiste hoidjad, et sealt kusagilt on järjest edasi kasvanud ja mis mulle väga meeldib põlisrahvaste juures on see lihtsus ja sügavus on mõlemad korraga. Et see, mida nemad oluliseks peavad ja kuidas nad oskavad suhestuda sellega, mis on meie ümber, et see millise austusega või kui elav see kõik nende jaoks on või kui lähedane see suhe on või et see on ühtaegu hästi lihtne, mida võib-olla niimoodi, kuidas seda nüüd ilusti öelda teinekord, niimoodi tsiviliseeritud, kõrgelt haritud inimesel on keeruline teha, see on liiga lihtne, aga teistpidi on see hästi sügav ja kui nendega rohkem koos olla ja käiagi selliseid vanaemasid, vanaisasid kuulamas, nagu sa just rääkisid, siis tegelikult on seda tunda seal hetkes, et see on nagu päris teadmine, päris tarkus, selline miski põline iidne. Ütleme, me oleme kasutanud sõnaga nagu põlisintellekt, et kõik need rahvad on olnud ju väga targad ja nad on osanud väga hästi harmoonias elada kõigega, mis meid ümbritseb. Et kui vaadata, kuidas me praegu siin maamuna peal elame, siis väga-väga palju on harmooniast väljas. Ja kindlasti see on see üks põhjus ka, miks inimesi tegelikult kutsuvad just need sellised algsed, lihtsad teadmised või ehedad teadmised ja ka sellised inimesed. Ja, ma käisin aastaid tagasi ühe teadja naise juures Eestis, selline koht nagu Rabassaare, hüljatud linn ja seal pidid olema Tiibeti Kailashi mäe väepunktid nii-öelda peeglina. Ja seda kohta valvas üks proua või ütleme vanaema, kelle nimi oli Valve. ja läksidki tema juurde, võttis vastu, pakkus teed, vaatas üle, ütles, et jah, minge jalutama, minge käige need punktid läbi. Siis tulid tagasi, vaatas üle, küsis küsimuse, ühe küsimuse võib-olla ei küsinudki midagi, ütles hea teed. Ja iga kord oli tunda väga suurt muutust peale seal käimist, nagu omamoodi palveränd. Ja kui need põlistarkuste hoidjad käivad siin, siis sa käid ju ka nende juures palverändudel või rändudel. Et kus kohtades sa nüüd oled hiljuti käinud või plaanid minna? Ja, mina olen käinud kõige rohkem just Põhja-Ameerika pool ja käinud siis Rupert Encinas ehk siis lendav kotkas või kotkas lendab, nagu ta ise ütleb. Tema on pärit Arizonast, Arizona osariigist ja sealt Mehhiko piiri äärest, nende hõim Oothamid elavad seal, siis osa rahvast on teisel pool piiri seal ja osa on siis Ameerika Ühendriikide pool seal Sonora kõrbe ääres. Nii et ma seal Arizona kandis olen mitmeid kordi käinud ja seal on väga erinev loodus kui meil siin Eestis, aga seal on kõik need kanjonid ja tohutud suured avarused ja kõrbed, seal on omamoodi väga ilus. Ja olen näinud, kuidas nad seal elavad, et mismoodi siis indiaanlased reservaatides elavad ja kuidas valged inimesed seal elavad ja kuidas indiaanlased seal elavad ja kui suured erinevused need on. Ja teiseks olen käinud sagedamini Lakota indiaanlaste juures, see on Lõuna-Dakota osariigis. See on sealt natukene üles põhja poole, seal on loodus juba rohkem kui siin Eestis ja ilm ei ole ka väga erinev. Ja Lakota on siis need kuulsad indiaanlased, kust on viimased kuulsad sõjapealikud sealt 19. sajandi teisest poolest, kui viimased siis sõjad olid seal valgete armeega, kõiksugused kuulsad lahingud ja võitlused ja kuulsad pealikud. Ehk need on indiaani reservaadid, mis on kõige raskemas olukorras ja ühed kõige vaesemad ja kõige keerulisemad piirkonnad Ameerika Ühendriikides üldse. Ja seal me käime päikesetantsu tseremooniatega seoses ja
no ütleme niimoodi, et väga liigutavad on need kohad, väga puudutavad. kas ma saan õigesti aru, et Arizonases on need punased kivimid, et mul tuleb kohe siin majas olles, et siin on see punane savikrohv, et siis ta on natukene selline, natuke kodune tunne tuleb näiteks lendaval kotkal, kui ta lendab siia pessa. No jaa, tõenäoliselt ikka jah, et midagi nagu maalähedast, seal on need meeletud, eks ju, suur kanjongi asub seal ja seal on väga palju teisi kanjoneid ja siis on need monumentide org ja kõik sellised maailmakuulsad, need on vägevad paigad näha, soovitan igal ühel, kui on võimalust elus korra vaatamas käia, sest seda ulatust ja mastaapi seda ei saa ealeski pildi kaudu päris sellisena kogeda. Võta veel korra see Sundance kokku, et päikesetants, et mis asi see on, et ma olen sellest palju kuulnud ja võib-olla vaataja pole kuulnudki, mis see on. See on väga-väga põnev asi. Jah, kuidas seda nüüd niimoodi väga lühidalt kokku võtta, et päikesetants on üks kõige iidsemaid ja indiaanlased ise ütlevad, et üks kõige pühamaid tseremooniaid, kui nii võib öelda, et ta on selline siis tseremoonia ise kestab 4 päeva, seal on ka ettevalmistus ja siis ka pärast tehtavad tegevused, et on päris algselt saanud alguse sellest, et üksikud inimesed tegelikult üksinda palvetasid päikese poole, et mõni teadja mees võis seal olla oma piibuga 4 päeva, 4 ööd seista ühe koha peal ja teha oma palveid siis kogu rahva eest ja mille kõige eest vaja oli, et nad on alanud individuaalsetest sellistest tseremooniatest ja seal on oma väga ilus lugu, kuidas üldse see traditsioon Lakota rahva juurde toodi, kui inimesed olid raskes olukorras ja et selle legendi, kui keegi tahab vaadata, leiab üles, see on väga ilus lugu. Ja siis aja jooksul on sellest kasvanud selline kogukondlik sündmus, ehk siis see on siis tseremoonia, mis toimub sellised suure tseremoonia platsi peal, siin ehitatakse tseremoonia ring ja seal keskel on siis püha puu, mis sinna ka paigutatakse ka väga erilisel viisil ja seal võib osaleda siis kas võib-olla nagu väikene tants 10 inimest, kui on suured tantsud 100 inimest, võib isegi kõige suuremad mitusada inimest, siis pikka aega võisid osaleda ainult mehed, tänapäeval lubatakse ka naisi, ehk et see on selline, kuhu igaüks läheb millegi eest, ta nagu nii-öelda nagu siis paneb ennast selles nagu sellistesse väga lihtsatesse, keerukatesse tingimustesse, läheb osalema ainult tseremoonial, kus ei sööda, kus ei jooda, kus päev otsa teatud rütmi, teatud korra järele tantsitakse päikese poole ja siis selleks ajaks sa loobud kõigest muust, et ollakse nagu seal niimoodi ainult sellel tseremoonia alal ja minnakse, igaüks läheb mingi endale elus olulise palvega ja väga sageli need palved võivad olla seotud oma lähedastega, oma kogukonnaga, aga võivad olla ka isiklikud ja nii-öelda antakse midagi suuremat enda poolt selleks, et siis midagi vastu paluda. Et võib-olla praegu nii palju. See on hästi-hästi põnev. Ja ma mõtlen seda, kuidas sa seda põlisrahvaste tarkust siis siia ellu tood, et sa oled seotud haridusega väga mitmel moel ja kuidas sa tood seda haridusse edasi, seda tarkust, mida sa ise käid seal nii-öelda ja ka sinu juurde tuuakse, et sa enda sisse imed? Eks ma püüan aidata kaasa siis selliste lahenduste leidmisele ja et aidata neid nagu areneda, mis on rohkem tasakaalukad siis sellise põlistarkuse suunas, kui me juba sellest teemast räägime, et no näiteks, et toetan Lilleoru põhikooli tegevust, et see on selline kool, kus lapsed õpivad veidi nagu terviklikumatel põhimõtetel, kui see sageli on, et oluline on
õppida ka iseennast rohkem tundma, et kui ma koolis käin, et ma ei õpi ainult neid välise maailma asju, aga ma saan ka aru, et mis minu sees toimub ja kes ma selline olen ja kuidas sellega, mis minu sees toimub, paremini toime tulla, et see on Lilleoru põhikooli üks alustalasid ja kindlasti on see vägagi põlistarkus, et inimene tunneb ka iseennast väga hästi. Ja see on Lilleoru kooli juurde tulnud sellest täiskasvanute õppest, millega Lilleorus tegeletakse. Aga siis on koolis väikstel lastel on need sellised elemendid, et mis siis on lapsepärased ja lihtsad, et mida nii õpetajad saavad kasutada, kui lapsed saavad aru. Ja aga teistpidi on see hästi looduslähedane kool, et õppimine toimub vahetult väljas, õues toimub näiteks loodusõpe, ei toimu ainult raamatu või vihiku kaudu või ekraani kaudu, et seda tehakse paljuski otse looduses. Ja niimoodi võib tuua palju teisi näiteid, et näiteks tegelen ka Gunter Pauli nimelise haridusuuendaja programmidega, et mis põhinevad samamoodi, siis Gunter Pauli on selline rahvusvaheliselt tuntud majanduse uuendaja, taastava majanduse lahenduste looja ja samamoodi hariduse uuendaja. Ja tema on siis kirjutanud kokku 365 lugu, millest on saanud väikesed raamatud ja õppematerjalid lastele, mis kõik põhinevad looduse tarkusel. Ja samas see on ju teaduspõhine, sest mis looduses toimub, see ongi teaduslik, ja tema elutöö seisneb selles, et luua selliseid majanduslahendusi, mis ka põhinevad looduse tarkusel ja samamoodi kogukonna tarkusel, et siis teistpidi see õpetamise viis õpetab, kuidas öelda, inimest siis ka palju rohkemat tundma, palju rohkemat seostama, palju rohkemat märkama, kui võib-olla me oleme harjunud õppima niimoodi, et me õpime eelkõige teadmisi, õpime eelkõige peaga. Ehk et siis näiteks need lähenemised hariduses, need, mis on rohkem seotud põlistarkusega, need on kõik terviklikumad. Kus elu on üks suur tervik, inimene ja tema ümbrus on mõlemad teadvustatud, et mis roll on siin ühel ja teisel. Ja. Tuleb selle õppelooga meelde üks loomislugu, mida ma kuulsin Erki Kaikoselda ja räägib meie maailma loomisest läbi vanarahva pärimuse. Et kunagi olnud ei kusagil, ei millalgi üks sepikoda, kus oli vanaisa, kes sepistas, ei tea kaua, kust üldse alguse sai, ja ukse taga oli vanatühi, ehk siis vanapagan, kes tahtis sinna sisse saada, ja siis vanaisa sepistas seal kogu selle aja ja ükskord ta jäi magama. No siis vanaisa jäi magama ja norskab seal, siis vanatühi kuuleb ukse taga, et vanaisa magab, ma pean piiluma, mis seal toimub. Siis ta hiilib sinna sepikotta sisse, vaatab, vanaisa magab seal ühes nurgas, siis näeb, seal on suured ehted, tööriistad, raud, rüüd, mis iganes asjad, mida vanaisa on sepistanud. Ja mõtleb, aga mis siin siis nii erilist on, et ta mind mitte kunagi siia sisse ei lasknud. Loomulikult seepärast, et kui vanatühi saab kuskile sisse, siis ta tekitab ju segaduse. Aga vanatühi ei tea seda. Siis ta vaatab edasi, vaatab alas ja siis vaatab söed, hõõguvad, sätendavad ja süte peal on üks suur lõõts. Siis vanatühi läheb, mõtleb, et aga mis siis saab, kui ma tõmban seda lõõtsa, et mis siis juhtub? Tuleb proovida, läheb, tõmbab seda, võtab oma suurte kämmaldega, tõmbab seda lõõtsa ja sädemeid lendab ja vanad tühjal lähevad silmad suureks. Nii ilus, et ma pean veel proovima. Siis proovib uuesti, tõmbab juba kõvemini ja sädemeid lendab ja siis vanaisa hakkab üles ärkama. Aga nagu me kõik teame, et vanaisa on pika ärkamisega. Et kes siin on, et kes siia julges tulla. Aga ikka jääb natuke magama ja siis vanatühi mõtleb enda peas. Aga vanaisa ei lase mind enam mitte kunagi see sisse, et ma pean veel korra proovima. Ja siis tõmbab nii kõvasti ja jaksab seda lõõtsama kämmaldega. Niimoodi, et kõik sädemed, söed lendavad koldest välja, koos vanaisa ja vanatühjaga uksest välja. Ja nii saigi alguse kõik tähed ja kogu ilmaruum. Et see on nagu vana lugu, mis tegelikult annab teadusliku seletuse suurele paugule. Et ma arvan, et paljud lood on seotud just selle teadusega, nagu sa välja tõid.
Aga, aga kas Lilleoru põhikoolis on ka mingisuguseid traditsioone nagu kas hiite külastamine, näiteks Kaia koolis, ma tean, on traditsioon, käiakse seda Kadrioru pargi ühte tamme vaatamas, et iga kooliaasta alguses tehakse sealt sinna alguse tseremoonia. Lilleoru põhikoolis on selline kooliaasta alguse traditsioon, et Lilleoru Elulillepargi alal, templi alal kasvab üks tamm ja see on kunagi istutatud koos Hendrik Relvega. Ta ongi istutatud lastepuuks ühe külapäeva ajal juba aastaid tagasi ja tollal arvati, et võib-olla see pinnas siin üldse tammedele hästi ei sobi ja ei tea, kas see puu kasvamagi läheb, aga see puu läks väga hästi kasvama. Ja seal käivad siis iga kooliaasta alguses lapsed panemas sinna puu külge enda soove, nad panevad nad lintidega. Et teatud mõttes on ta nagu hiiepuu, aga ta on jah siis niimoodi selle hoole ja armastusega kasvanud tugevaks, väga ilusaks tammeks. See on näiteks üks neid traditsioone. Jah, need traditsioonid tugevdavad seda kogukonda ja kas iga laps saab sinna kooli tulla või on see mõeldud pigem kohaliku ümbruskonna lastele? Ja ei, ikka iga laps saab tulla ja ta on erakool, ta on Rae valla ainukene erakool ja enamus lapsed käivadki ju tegelikult pealinnast. Sõidavad bussiga hommikul maale kooli ja siis osad käivad mujalt siit Rae vallast või ka naabervaldadest, et koha peal ei ole täpselt sellises vanuses parasjagu nii palju lapsi, et mõni laps käib siit samast lähedalt oma külast ka. Et näha, kuidas selline kogukond võtab nagu uue ilme, et vanasti oli ju nii, et on kohalik kool ja et on kohalikud inimesed, kes on sellega seotud ja siis tänapäeval kõik need võimalused aitavad laiendada, et nagu maailm külas, et nagu sa räägid, et kes seal siin külas käivad ja ise käid külas ja et selline liikumine aitab selle tarkusel levida palju paremini. Ja tänapäeval on ju isegi veel koduõppe, nii et meie kooli juures on ka väga hea koduõppe, nii et pooled lapsed käivad koha peal ja pooled lapsed õpivad koduõppe peal, et kooli poolt on lihtsalt neile tugi ja juhendused, kuidas seda kõike kodus paremini korraldada. Aga kas see on mis nagu süsteemi järgi see kool on? Kas on selline täitsa nagu harilik selline see hariduskava või kuidas seda, üldse ma ei tea seda sõnavara. Ta selles mõttes on ikka ju üldhariduslik kool ja õppekava ikka Eestis meil kõikidel koolidel järgib ühte sama, aga seda, kuidas siis koolis ühes või teises koolis õpetatakse, saavad koolid ise korraldada. Et ta on veidi teistmoodi üles ehitatud, ta on terve päeva kool, ta on pikem see koolipäev, tunnid on pikemad, õues olemise aega on rohkem, pausid vahel on pikemad, päev algab hiljem, lõppeb hiljem, et ta on natuke see korraldus on teistsugune. Ja klassid on väiksemad, see tähendab, et õpetajal on iga lapse jaoks rohkem aega. Ja juba enne rääksin, et palju õpitakse ka väljas ja õpitakse niimoodi võimalikult praktiliselt ja aga muidu on ikka nagu Eesti kool, et samad asjad peavad ju lapsed koolis ära õppima lihtsalt, et see on pole tehtud mitmekesisemaks ja võimalikult lapsekeskseks ja sinna toodud juurde teatud momente, nagu ma enne mainisin, et aidatakse lapsel endal ka rohkem näiteks märgata seda, et kuidas ta saab paremini keskenduda. See on üks asi, mida lapsed õpivad, et kas ma hoian enda tähelepanu ja fookuse seal, kus see tunni ajal peab olema või ei ole ja kui ma tunnen ennast mõni päev võib-olla kurvana või ärritununa või saan kellegi peale pahaseks, siis kuidas nende olukordadega paremini toime tulla ja et lihtsalt veidi teistmoodi üles ehitatud on muidu ikka Eesti kool nagu teised. Ja siis õppesse on integreeritud ka teadliku muutumise kunst, ma saan aru. Jah, need sarnased teadmised, jah. Kas see on siis kuidagi ka tõlgitud laste keelde ümber? Ja loomulikult.
loomulikult. Et see, kuidas see kool üldse alguse sai, see oligi, kunagi oli grupp lapsevanemaid ja seal olid ka mõned õpetajad ja siis kutsuti õpetajaid juurde, et täiskasvanud inimesed hakkasid mõtlema, et aga miks ma pean kasvama suureks ja siis avastama, et ma olen kehvad harjumused sisse õppinud ja ma ei oska seda ja teist ja alates sellest, et ma ei oska keskenduda ja ei oska ise võib-olla endaga hästi hakkama saada ja kõige paremini oma elu elada, et miks ma pean alles täiskasvanuna neid asju õppima, et miks ei võiks juba lapsena õppida. Ja tegelikult on ju, ma arvan, vanades kultuurides alati selliseid asju väiksest peale õpitud ja tänapäevalgi Idamaades on palju koole, kus on meditatsiooniõpe või joogaõpe või kõik sellised moodsad teadveloleku õpped juba tegelikult lastele olemas. Ja siis hakkas see seltskond mõtlema, et osadel olid lapsed ka koolimineku eas, et aga teeme ühe sellise kooli, kus sisemisel haridusel on suurem rõhk. Ja siis vaadati, et mis nendest täiskasvanute õpitavatest asjadest on sellised siis kõige nagu lastele vajalikumad ja kuidas nad nii lihtsalt mänguliselt saab edasi anda. Et see on tegelikult lihtsalt koolipäeva sees, et õpetaja teatud hetkedel juhendab natukene teistmoodi, et ega seal muud ei ole või tundi alustatakse teistmoodi või tehakse kõik koos ka näiteks joogatunde, kus tehakse ka hingamise ja lõdvestumise harjutusi. Selliseid kõiki lihtsamaid asju lapsed oskavad väga hästi teha ja saavad väga kiiresti teinekord aru kõikidest nendest teemadest. Ja ma üllatusin kunagi, ma olin 8 või 9 aastane ja ma tegin neid, seisin põlvede peal, tegin sildasid ja oskasin neid. Aga siis koolis, keegi ei rääkinud kunagi enam sellistest asjadest ja oli 19, kui ma läksin joogatundi esimest korda elus või 18 võib-olla ja siis pidi põlvede peal istuma ja silda tegema ja nagu vana mees oleksin olnud, et ei suutnud lihtsalt teha neid lihtsaid asju. Ja siis mul jõudis see aiu kohale, et aga ma ju suutsin teha, et kui ma olin väike, et see oli nii normaalne, et see oli nagu mingi pingutuski. Eks need on ju loomulikud asendid ja loomulikud harjutused, paljud on ju loomade pealt õpitud ja jälgitud, et kuidas looduses loomad käituvad, et lapsed täitsa sisetunde järgi võtavad neid asendeid mõnusalt. Ja mul tekkis sellega ka siis teooria, et kooliharidus juures juhtub see, et lastel kaob ära see kehaline haridus, et kehaline kontakt. Et ma just kogesin seda enda peal, et olin mõnes mõttes šokeeritud ja siis pidi hakkama seda kahju, nagu sa ütlesid, et me ei tea, et saame suureks järsku vaatama, meil on mingi kahju tekkinud enda teadmata. Et siis tuleb hakata seda ümber muutma. Eks see on ju lapse jaoks paras pingutus seal pingis istuda ühe koha peal ja mitte liigutada peaaegu terve pikk päev, et ses mõttes ju maailmas on tegelikult palju selliseid koole nüüd ka juurde tehtud, kus korraldatakse õppimine nii ümber, et ei ole sellist tundide kaupa istumist. Et klassiruumid ei ole sellised, et õpetaja on ees ja lapsed istuvad vastas, et näiteks kõik istuvadki päev otsa, töötavad ja õpivad ringikujuliselt ja seda ei saa muidugi väga suure klassiga teha, see peab väiksem klass olema, aga väga palju on neid, ma olen maailma koole uurinud ka, et olengi aidanud Gunter Paulit, ta on valmistamas ette sellist raamatut maailma erakordsetest koolidest, kus on teistsugune lähenemine ja igal pool maailmas on väga huvitavaid koole. Et väga lapsesõbralikke ja palju vähem antakse sellist pähetuubitavat materjali, et pigem on kooli ülesanne tekitada lapses huvi ja aidata leida tema suund ja õpetada ära, kuidas ma saan saan uurida seda, mis mind huvitab ja et väga huvitavatel teistsugustel alustel ja siis kasvavad sellised säravate silmadega inimesed, kes on heas sisemises tasakaalus ja soovivad ka midagi head siin elus ära teha. Ja mul käis ühes saates Kai Oja, kes rääkis, et nad kolisid lastega Balile, et minna rohelisse kooli. Et lihtsalt sellepärast, et seal on nii äge kool ja tahtis, et lapsed saaksid sellest osa. Aga kas teil on mingid partnerkoole, kellega teete koostööd? Ei, päris sellist ei ole. Jah, sellest koolist olen ka teadlik, et praegu Lilleoru põhikoolil ei ole sellist kooli hetkel. Et õpilasvahetusi veel ei toimu? Jaa, aga vahel käib see mõte peast läbi, aga meil on põhikool, et seal on väiksemad lapsed, väiksemad klassid, et võib-olla õpilasvahetusi tehakse tavaliselt natukene hilisemates klassides. Ja
ja, ja on plaan seda põhikooli edasi nii-öelda laiendada. No siin koha peal tegelikult puhtalt ruumide mõttes on ainult 6. klassini võimalik, et ei mahu ära, et see on praegune see eesmärk, et võib-olla siis tulevik näitab, siis peab asukohta vahetama, kui tahta suuremaks kasvada. Vot nüüd on küll mul üks praktiline küsimus, et kui laps selle 6. klassi ära lõpetab, et mis ta siis teeb? Siis tuleb leida edasiõppimise võimalus, aga ma arvan, neid võimalusi on ju praegusel ajal palju, on väiksemaid, suuremaid koole, et küll siis ikka see hea võimalus leitakse. Ja eks need esimesed 6 aastat on selles mõttes olulised, et need panevad sellise olulise vundamendi edasistele õpingutele, et ma arvan, et lapsed saavad hästi hakkama, kes on esimeses 6. klassis ja ettevalmistuse saanud. Ja ma kuulsin, et kuskil siin kandis oli ka üks õuelasteaed, et lapsed lähevad terveks päevaks õue ja ongi niimoodi. Et mulle väga meeldib, kuidas selline haridusmaastik on hakanud muutuma ja laste õpe muutub järjest rohkem integreeritumaks ja elulisemaks. Kui sellel Gunteril on need lood 365 lugu lastele, et kas need lood on ka siia integreeritud Lilleoru põhikooli õppesse või pigem mitte? Mõningal määral, et mitte väga palju, aga on küll, et on selline üks tema väga tuntud lugusi Metsa kõige tugevam puu. Et see on meil siin koolis lemmiklugu ja see lugu räägib tegelikult sellest, et kui ma tahan saada metsa kõige tugevamaks puuks, siis on mul kõiki neid teisi vaja, kellega koos ma seal metsas elan. Ja et ühtepidi õpetab tegelikult seda, kuidas meil ongi kogukonnana kõiki teisi vaja ja et üks ei ole tingimata olulisem kui teine. Ja teisalt see õpetab muidugi metsa ökosüsteemist tundma ja aru saama ja isegi Lilleoru põhikooli lapsed on teinud metsaseikluse mängu selle loo põhjal. Nad võivad kutsuda teistest koolidest lapsi külla ja siis viia läbi metsaseikluse mängu. On küll päris huvitav. Aga kas peab olema kutse või võib laps ennast ise ka kutsuda? Et seda vist peab ikkagi, ei kutse ei pea olema laps ise ka kutsuda, aga eks see peab olema selline grupiga tuleks siis, et vaatama, kuidas seda korraldada saab. Meil ei ole seda niimoodi kusagil välja pakutud kooli kodulehel, et hetkel on see selline salajase info ütlesin praegu edasi. Aga huvitav, ma tean, et selle Gunterine, et seda infot või neid õpetusi jagati Hiinas, et rahvusliku programmina mingi hetk, et kuidas sellega praegu on? Jaa, sellega on praegu samamoodi, et see kuidagi juhtus kummaliselt, et käisid hiinlased vaatamas neid koole, kes tema metoodikaga töötasid ja käisid Lõuna-Ameerikas tookord vaatamas ja sealt Teaduste Akadeemias tekkis selline huvi, et kui märgati, et kuidas lapsed innustusid lugude kaudu teatud teemadest, et siis sealt koha pealt tekkis nendel huvi, et kui haridus saab niimoodi panna kedagi huvituma, et siis midagi siin metoodikas äkki on ja siis tehti katsetusi teatud arvu koolidega ja teda ennast kutsuti õpetajaid koolitama ja tulemused olid niivõrd head, et tänaseks on tema metoodika kõikides koolides kasutusel. Ja see sai alguse siis Teaduste Akadeemiast ja Keskkonnaministeeriumist, et midagi sellist, mida tavaliselt selle riigi kohta ju ei teata, et seal õpetatakse tegelikult ka hoopis teistmoodi uut põlvkonda. Jah, näiteks minu teadmine Hiinast on, et see on veider maa, kus toodetakse väga palju veidraid asju. No jaa. Ja siis selline info siis loob mul nagu selle pildi sassi, et siis ma ei oskagi mitte midagi arvata enam. Et ma ei saa enam aru. Aga eks ta sageli ole nende kaugemate kultuuride ja maade kohta. Meil on ju väga osaline informatsioon. Nii et peab ise juurde siis uurima, kui kedagi mõni maa huvitab. Aga ja Eestis oleme ka teinud õpetajatele ja lapsevanematele ja üldse kõigile, kes laste ja noortega töötavad ja soovivad arendada seda suunda koolitusi ju koos Gunter Pauliga 6 aastat nüüd ja sellel suvel tuleb ka, et 21. kuni 3. augustil ja toimub sel aastal Lõuna-Eesti pool. Et kui kellelgi on huvi, võib uurida lisa, et sellise lehe pealt nagu tervikharidus.ee. Ma panen selle lingi alla ka, et
siis saab leida. Jaa. Ja mis seal käsitletakse, kas see on siis nagu ikka suurtele inimestele koolitus või lastele? See on ikka suurtele inimestele, et suured inimesed muudaksid seda, kuidas lapsi õpetatakse ja kuidas lapsed õppida saavad. Seal ta selgitab lahti selle, mida see lugude kaudu õpetamine tähendab selles mõttes, et kui õpetada ka kooliaineid või kui õpetada ka teadusaineid, et mitte lihtsalt, et kuidas lugusid rääkida, vaid et kui tõesti siis seda õpetada, mida me kaasajal siis õpetame. Ja tehakse praktilisi, et saada enda kogemus, tehakse praktilisi harjutusi nende lugudega ja mitte kunagi ei ole need koolitused ühesugused. Ta ise alati iga aasta tuleb natukene erineva nurga alt ja siis me tõlgime need lugusid juurde, mis ta seal näiteks toob, mida siis nagu lahti muugitakse, et mis see valem seal taga on või kuidas see asi on üles ehitatud või millel see pedagoogika põhineb, et seda seal koos uuritakse. Ja need ei ole kuidagi sellised lood, mille inimesed peaksid üks-ühele üle võtma, ta pigem õpetab seda aru saama, et mida selline lähenemine tähendab ja mis ta eelised on, et miks näiteks lastel tekib rohkem huvi, tekib rohkem uudishimu, kuidas lapsed avastavad rohkem iseennast sellise õppimise kaudu ja kuidas nad paremini maailma avastavad, et kuidas hakkavad seosed tekkima ja loomingulisus kasvama ja kõik sellised teemad. Mind huvitab, et kuidas üks selline, ta on sakslane. Ta on belglane. Algselt, jah. Kuidas sellisel nii-öelda industriaalse maailma kodanikul järsku tuleb selline mõte, et hakata niimoodi inimesi harima ja haridust muutma ja No ega see talle niimoodi lihtsalt pähe ei potsatanudki, et Gunther Pauli on majandusharidusega ja kohe peale ülikooli ta sattus tööle tollase rahvusvahelise Rooma klubi siis juhi paremaks käeks või assistendiks ja tema ütleb nii, et ta omandas oma teise kõrghariduse seal. Ja tollal olid juba olemas siis need Rooma klubi raportid, et kuidas maailmal on piirid ja kuidas lõputu kasv ei ole võimalik. Ja siis päris esimesteks suurteks kliimakonverentsideks telliti talt ettekandeid ja et paku palun lahendusi, et kuidas oleks võimalik siis muuta seda majandusmudelit, kui piirid ei ole lõputud. Ja sealt ta hakkas muutuma kogu tema arusaam sellest, et mis üldse majandus ja majandusmudel ja ärimudel peaks olema ja kuidas see üldse võiks teistmoodi olla, et me ei liiguks selles ennast hävitavas suunas edasi. Ja lugude juurde ta jõudis teatud mõttes nagu kaudselt, et siis kui tema esimene poeg sündis, see on nüüd juba üle 30 aasta tagasi, siis kuna oli tegemist inimesega, kes palju reisis oma töö tõttu ja ei olnud nii palju kodus, kui oleks tahtnud, siis ta lubas sellele esimesele lapsele, et ma kirjutan kõikidest oma headest avastustest, kui ma midagi avastan loodusega seoses, maailma toimimisega seoses, inimeste elutöödega seoses, ma kirjutan kõik need head avastused lugudeks ja ma kirjutan siis 365 lugu sulle. Ja lubas selle 30 aasta jooksul ära teha ja tegi ka. Ja siis ühel hetkel, eks tal on suur ja lai tutvusringkonda, et hakkasid inimesed, kes haridusega tegelevad, vaatama, et kuule, et siin on mingisugune loogika või mingisugune struktuur siin sees. Tema ei olnud niimoodi mõelnud ja aitasid siis seda pedagoogikat nagu rohkem süsteemsemalt lahti mõtestada ja siis hakati tegemagi kõige esimesi katsetusi Lõuna-Ameerikas, seal näiteks Curitiba nimelises linnas ja erinevates riikides Lõuna-Ameerikas ja siis sealt ta hakkas niimoodi edasi vormuma. Nii et need tema lasteraamatud on tegelikult üks osa on lastele, aga teine osa on täiskasvanutele pedagoogiline juhis. Päris põnev ja siis tal on see nii-öelda pärl või tema see põhiteooria on sinine majandus, ma saan aru, kus ta räägib majandusest, et ta ei ole nii-öelda lõputu kasvuga, vaid majandusel on alati piirid. Jah, no seda ta nimetab siniseks majanduseks, et kuidas ta on öelnud, et meie planeet paistab kaugelt vaadates sinine ja vesi ookeanides on sinine, et seda sinist värvi on siin isegi rohkem kui rohelist, et see on selline lähenemine siis majandusprojektidele või ettevõtlusele, et mis arvestab seda
kohalikus piirkonnas olevate ressurssidega, sellega, kuidas kohalik kogukond sellest ettevõtlusest võiks kasu saada ja samas on need majanduslikult elujõulised jätkusuutlikud projektid, ehk et nimetatakse ka taastavaks majanduseks või nimetatakse kohalikku kogukonda siis sellist küllust ja heaolurikkust tagasi toovaks majanduseks, et on umbes 200 projekti, kuhu tema oma elu jooksul on panustanud kas nõustajana või rohkem otsese osalejana. Ja näiteks temale ka see kogide teema on väga-väga tuttav, et nad on Lõuna-Ameerikas on tal ka mitmeid projekte, on näiteks vihmametsa taastamise projektid, siis nad käisid samamoodi Kolumbias kogide juures õppimas, et kogisi peetakse maailma kõige oskuslikemateks ökosüsteemi taastajateks. Ja tollal nad käisid siis teadlastega uurimas, see on üks teine väga kuulus metsataastamise projekt Las Gaviotas, millega Gunter on olnud 70-ndates seotud ja siis nad käisid uurimas seal ja siis nad said aru, et kogid oskavad seda väga palju paremini teha. Ja tänaseni siis erinevate alade teadlased uurivad, et mis on see põlisrahva tarkus. Nii et Gunter Pauli on minu jaoks selline väga omapärane inimene, kes tegelikult kannab väga põlist ja iidset tarkust, aga sellises moodsas ja teaduspõhises lähenemises. Ja ta on ka siis nagu moodne vanaisa. nagu. Võib küll öelda, jah. Jah. Ma olen mitu korda mõne Eesti Rooma klubi liikmega istunud kas Eesti ökokogukondade ühendusega seoses või ka tegelikult ka muude projektidega laua taga ja kuulanud neid lugusid, et kuidas meil oleks vaja riigina välja mõelda nii-öelda ökomajandus või mahemajanduslik revolutsioon ja sellised suured mõtted ja Gunteriga just on kuulda seda, et on keegi, kes nagu hakkaks praktikuks. Kuulis, et praktiliselt on vaja midagi teha ja hakkas praktilisi samme tegema. Et see on võimas ülesanne, mida teha. Ja, no tema elufilosoofia on selles, et tuleb pakkuda parem lahendus. Et ei ole mõtet kritiseerida ja ei ole mõtet hädaldada, kuidas kõik on halvasti, vaid tuleb teha siis mingi näide, et kuidas saab paremini. Ja kas Eestis on ka mingeid tema neid selliseid ideid või filosoofilisi mõtteid projektideks tehtud või käiku pandud? Kindlasti on inimesi, kes selles suunas on ise korraldanud enda tegemistes asju ümber. Aga kui niimoodi päris projekti nimetada, no võib-olla selline Eesti ettevõte nagu Shroomwell on oma uue nimega. Nad tegelevad ka metsa taastamisega, tegelevad seente kasvatamisega, seentest toidulisandite valmistamisega, aga nad tegelevad ka väga uudsete, just teaduslikult uurivad, et kuidas seente abil saab näiteks metsa taastada paremini. Üks Eesti... Aga see ei ole nii otseselt sealt välja kasvanud, aga väga sarnast mõtlemist ja Gunter Pauli on nendega ka mitmel korral, ta on sinna külla kutsutud. Üks Eesti ettevõte tegi neid, kuidas öelda, mõra summutavaid plaate kasvatas seentest välja ja igasuguseid selliseid huvitavaid asju tehakse juba tänasel päeval. Muidugi kõik, mis on tegelikult kohalikust loodusest ja kohalikust toorainest sellised hästi maalähedased ettevõtmised, need on kõik ju sarnased. Et selles mõttes muidugi sarnases suunas olevaid ettevõtmisi on küll. Aga nad on sellised väikesemad tegemised kõik, et see sama, mis sa enne just ütlesid, et seda suurt mudelit on päris raske muuta, et ei ole ju ka sellist ühist tugevat visiooni või tahet, et kuhu suunas siis seda oleks vaja muuta, et tundub, et see liikumine käibki niimoodi väikeste rohujuure tasandi algatuste kaudu, et neid niukseid selliseid seeni uues suunas on igal pool. Jah, et nagu seenevõrgustik kasvab ja kui vaatad seda suurt pilti, siis tekib hoopis mõnes mõttes selline hirm, et mis toimub ja nagu suur pilt nagu üldse ei vastaks sellele, mis nii-öelda väiksed inimesed, kes punuvad seda kõike seal ümber. Ja siis on kõik need tarkuse kandjad, kes tulevad siia, kes on väga populaarsed, et inimesed tahavad kohe teada ja siis vaikselt punuvad edasi seda võrku ja
ja siis see läheb, see mingi üks hetk saab nii-öelda teostatud. Mulle, kui ma olin selle Eesti Ökokogukondade Ühenduse juhatuses, et sina olid seal eelmises nagu selles juhatuse koosseisus, siis te korraldasite Lilleorus konverentsi ja, ja see oli väga meeldejääv konverents, sellepärast et kui ma EÖÜd käisin esindamas kuskil välismaal, siis tuldigi minu juurde rääkima ja räägiti sellest, et kui tore, kui võimas, kui hea see oli. Et oled sa ise kunagi nii-öelda tagasi vaadanud sellele saavutusele või tööle, mis on ära tehtud? Jaa, et jah, too konverents 2018. aastal ta oli tõepoolest üks päris suur ja ta oli tõesti hästi korraldatud sündmus, et siis teistest riikidest hiljemgi räägiti. Ei teagi, meil oli seal kokku 500-600, eks ju, külalist üle maailma ja Eestist ka ja ta oli siis Euroopa kogukondade konverents, mida võõrustataksegi erinevates riikides igal aastal ja tol aastal siis pakuti Eestile seda võimalust. Teagi, ma arvan, meie edu oli vist selles, et me tegelikult väga-väga paljusid inimesi kaasasime sinna. Meil oli ikka kusagil kokku kõik 150 vabatahtlikku abis Eestist koha pealt, siit samast Lilleoru kogukonnast koha pealt paljud inimesed aitasid ja lisaks veel rahvusvaheliselt ja väga niimoodi pikka aega, mitu aastat valmistasime ette, et lihtsalt tänu sellele õnnestus väga kenasti. Eraldi päev oli veel Eestile pühendatud, et just ka enne mainisid, et sellise mahevisiooni suunas. Et jaa, see oli meeldejääv sündmus, aga ma ei ole sarnast peale seda enam uuesti korraldanud, et olen küll olnud juures Euroopa Ökokogukondade Ühenduse nõukogu liikmena nende rahvusvaheliste kokkusaamiste korraldamisel hiljem, aga mitte enam nagu sellise eestvedajana, et tol aastal ma olin üks põhieestvedajatest. Aga jah, et me ei ole enam selle võrgustikuga nii lähedalt seotud. Kuhu sa oled nagu praegu selle enda sellise visiooni seadnud? On sul mingisugune selge visioon? Tead, minu elus on praegu selline kui vahepealne aeg, et olen väga-väga pikki aastaid väga palju pühendunud kõiksugusele töistele ettevõtmistele ja headele projektidele ja praegu on paar aastat rahulikumat aega, ehk et mul ei ole sulle päris valmis vastust, aga millega ma põhiliselt hetkel tegelen, on tõepoolest need haridusteemad ja põlistarkuse teemad. Et nagu niimoodi ka lühidalt kokku võtta. Ja, see kõik jääb siin kõlama ja kõlab väga, väga hästi. Ja mul endal isiklikult on tunne, et sa oled põimimas ka seda seeneniidistikku siin. Ja läbi selle üks hetk hakkavad need ka seened tulema tõkk välja endalegi märkamatult. No väga tore, kui sulle selline mulje jääb, et eks visioon on ikka paremini tasakaalus oleva maailma suunas, et igaüks saame oma väikese panus anda, seda püüan minagi. Ja seda on võimas kuulda, et ka üks müüt, mille sa praegu ümber lükkasid, et räägitakse, et eestlane on väga selline omaette hoidev inimene, omaette hoidev rahvas, väga umbusaldav ja siis just see konverents, mis sai loodud, et mis sa tood välja, et tohutu tähtsad olid vabatahtlike jõud. Et see lükkab täitsa selle müüdi ümber. Tegelikult, kui Eestis inimesed võtavad koos mingi asja teema esile, et siis tegelikult on see. No ei tea, vaata, Eestis ikka see on ju kultuuri osa ju, talgud, kuidas külades tehti väga palju, talgusid on alati tehtud ja teeme ära päevad, väga suur koostöö näide ja käivad kõik vabatahtlikult, aitavad midagi korda teha või kogu maailma koristusaktsioon Eestist või Estonia teatri ehitamine või siis kas või Lilleoru keskuse peamaja ehitamine, millele aitas 1000 inimest kaasa, kas annetas või tuli appi ehitama ja endisest NO teatrist olid siis need, mis oli Põhuteatrina Tallinnas üleval, olid talad ja
ma ei tea, see võib-olla oleneb, kuidas inimesi kusagil kaasa on kutsutud ja koos tegutsema kutsutud. Mina olen küll seda osa näinud, kus tegelikult tullakse kokku ja pannakse õlg alla, et külavanemate liikumine üle Eesti, see ta ei ole sugugi igas riigis, see on üsna unikaalne. no mis see on, ma pole kuulnudki. No meie Eesti tavalised külavanemad, võrgustik on üle Eestimaa. Et ei ole igal pool niimoodi, et on kõikidel küladel omad vanemad. Ma pole nagu kuulnudki üldse sellest mitte midagi. Et äkki tahad nad korra avada seda? Aga tavalistel Eesti küladel ju ikka peaks olema vanemad üle Eesti. Siin piirkonnas, kus meie elame, siin Harjumaal on väga tugev külavanemate võrgustik. Ma arvan, see on ju mujal Eestis ka. Ja ma tean, et meie külas on ka külavanem, aga ma pole kunagi mõelnud selle peale niimoodi, et ikka ju tehakse, et algusid tullakse kokku, on külakoosolekud, tähistatakse jaanituld, mida iganes kusagil tehakse, külaseltsid. Et kõik see on selline koostöine tegevus. vot see on nagu väga oluline selline perspektiivi laiendav vastus. Ma arvan, et see ongi see, kus see tugevus tegelikult on, et kui olukorrad lähevad mingil põhjusel kriitilisemaks ja meie elu muutub keerulisemaks, siis tegelikult seal koha peal koos elavates, lähedales piirkonnas elavates inimestel on väga suur jõud just nendes samades kogukondades. Jah, jõud koos ära teha asju. Jah, et see on minu meelest väga hea lõpetuseks, et sa, Ave, lükkasid ümber sellise müüdi, mida väga paljud eestlased räägivad, et ma olen väga iseseisev, individuaalne rahvas siin. Tegelikult hoopis väga kokkuhoidlik ja kogukondlik ja üksteist toetav. No võta kas või laulupidu, tantsupidu, kõik need liikumised, seal on ju oigu palju kõike vist tegevust. Ja need on väga võimsad asjad. Tahad sa veel mingi viimase mõtte välja anda? Aitäh, Simo, sulle selle jutu ajamise eest. Ei ole praegu rohkem lisada. Jah, aitäh sulle.